Täna saame mustaks ja ületame katsumusi Pajusi muda jooksul. Tšau! Mina olen Elis. Mina olen Karl. Ja Siin on Tesla. Tesla lõpuks. Ühes videos, Ja meie oleme puhas gaas. Nii. Me lähme Pajusi muda jooksule. Ja. Mina olen osalenud 6 aastat. Ja mina osalen sellel aastal esimest korda. Mõtlesime, et räägime siis natuke, mis asi on Pajusi muda jooks täna, enda kogemustest ja miks me seal osaleme üldse. Pajusi muda jooks on siis rahvaspordiüritus, mis alustas juba 2016. aastal ja Karl võttis siis sellel aastal juba ka sellest muda jooksust osa. Jooks on olnud tavaliselt circa 10 kilomeetrit pikk. See aasta on 9,3 kilomeetrit mõõdetuna. Koosneb erinevatest takistustest. Tavaliselt saab neid takistusi siis ületada rongides, kõndides, joostes, sukeldudes, hüpates, rullides, ujudes, absoluutselt nii, nagu sa ise soovid. Ja tavaliselt on siis selle ürituse lõpus jagatud sooja suppi ja tavaliselt on ka vist medalid olnud. Jah, on medalid olnud ja on olnud ka mingisugune meenekott. Mina siis osalesin ka esimesel aastal, kuna selle korraldaja või see inimene, kes selle hakkas korraldama, korraldab siiamaani, oli tollel hetkel minu ringtreeningu treener. Ma käisin ringtreeningus tema käe all. Ja siis me isaga mõtlesime, et me võtame ka osa sellest jooksust. Ja see oli siis väiksem too hetk. Ta oli umbes selline, ma täpselt ei mäleta, 120 midagi sellist inimest. Et väga palju rahvast ei olnud, aga too aasta oli, ma mäletan, oli hea ilm, sest et see oli väga mõnus ja kutsus mind tagasi väga kõvasti. Mudajooksu kogemus oleneb tohutult palju ilmast. Loodame, et homme on ilus ilm, sest et muidu on taas väga raske üritus füüsiliselt, vaimselt. On olnud aastaid, kus on olnud nii külm, et mina ei ole suutnud lõpetada värisemist, kus on inimesed, kellega ma koos olen jooksmas käinud, lausa peaaegu kokku kukkunud sellest külmast ja koormusest. Ja on olnud selliseid aastaid, kus sa lihtsalt tahad sinna vette saada, kus on külmem, sest et nii kuum on. Ja muidu on ta nagu tohutult võimas tunne see, kui sa lõpetad selle ajal on inimesed, sa näed inimesi täiesti teise pilguga. Eesti inimene tavaliselt ei aita teist, sellel jooksul nad aitavad üksteist. See jooks on nagu tohutult hea üritus, mulle väga meeldib. Kuna tavaliselt on seal ka olnud meediakanalid, Kanal 3, Kanal 2 on mind ka näidatud näiteks Reporterist peale jooksu, kus ma olen tohutult mudane. Ma ei ole küll kunagi ühtegi intervjuud pidanud andma, aga ma olen olnud alati mingi pildiga seal. Tegelikult ühe korra sa isegi natukene rääkisid. Jah, aga kui ma natukene rääkisin, siis see oli põhimõtteliselt selline, et jah, tore oli, sest et ma olin nii läbi. Ta oli too aasta, kus oli tohutu torm rajal. Kui ma leian need klipid kuskilt netist üles, siis me paneme need klipid praegu siia juurde mängima, kuidas Karl siis Reporteris intervjuud annab ja mõned pildid ka ilmselt eelnevatest mudajooksudest. Need on siis praegu siin.
kuna mudajooks on siis väliüritus, ta ei ole sees ruumis. Ilm on nii tugev faktor, et sa võid täiesti ära läbi külmuda, sa ei jõua liikuda, sa ei jõua joosta lihtsalt sellepärast, et sul on külm või on päike nii tugev, et sul on higimull esimese 10 meetriga otsa ees ja sa lihtsalt ei jõua joosta tänu sellele. Seda aitavad küll ära hoida need veetakistused, muda, mis on nagu jahedam. Aga ärme unusta seda, et kui päike paistab, on tugev ja sa lähed vette, siis sa saad suurema tõusega tegelikult ikkagi selle päiksepistest täpselt. Paratamatult tõmbab päikest ligi. Ja. Lisaks on tegu looduses jooksmisega ja need veekogud ei ole puhastatud, kus sa läbi jooksed, et mõnikord mõni väike kriimustus. Kas takistustel ei ole võimalik viga saada? No kui sulle ikka päris keegi selga sajab, siis on võimalik seal ka saada viga. Ja vigastusi võib mina tekkida. Olen kuulnud, et see lõpus, kuna on enamjaolt alati olnud see lõpus see muda selline vann, jah, siis seal sees on ikka kivisi asju, mille vastu inimesed nagu ennast on võimalus ära kriimustada, viga saada, aga samas see ei ole nii suur oht. Sa võid lihtsalt ettevaatlik olla ja siis on kõik hästi. Seda küll. Või selle vigastuste koha pealt tahtsin öelda seda, et ärge nüüd ära ehmatage, et seal võib kriimustada saada, tegelikult seal on professionaalsed, tavaliselt Punane Rist ikkagi kohal ja valvab, et midagi juhtuks ja kui juhtubki, annavad nad kohe esmaabi, et selles suhtes ei ole vaja muretseda, et ma võin haiget saada. Ja valvurid alati olnud. Kelleks üks on alati olnud minu noorem vend, on alati sama koha peal olnud, valvab, et kellegiga midagi ei juhtuks. Takistusteks on siis tavaliselt olnud, on nii suuri pikki mudamülkaid nii-öelda, mis on küll mis ei ole küll looduslikud, vaid ise tekitatud kopaga. On ka kopaga tehtud selline nii-öelda mäest üles, mäest alla, mis iga aasta on erineva veetasemega, sest et vihmad, asjad, kõik kogunevad sinna. Lisaks on olemas ka seinad, millest üle on vaja ronida. On ka silopallid, millest on vaja üle ronida. Ja jõgi, Põltsamaa jõgis on üks takistusteks, kus sa käid sisse-välja, on ka kraavid nagu juba eelnevalt need metsa kasvanud kraavid juba, nii-öelda eurokraavid, nagu neid nimetatakse, on takistuseks, kus sa siis lähed sisse, tuled välja, torud, millest läbi tuleb roomata, ujuda läbi jõged. Põhimõtteliselt see on väga füüsiliselt ja mentaalselt koormav, aga see on ka samas väga lahe üritus. Eelmisel aastal kui ma lõpetasin, ma ütlesin, ma ei võta sellest üritust enam mitte kunagi osa, ma olin nii läbi omadega. See aasta ma ikkagi võtan osa, sellepärast et Alice lubas tulla jooksma. Alice on minu motivatsioon, tema ütles, ta tuleb, mina lähen ka. Lisaks, see on iga aasta täpselt sama olnud, et sa ütled iga aasta lõpus, et sa rohkem ei võta mitte kunagi osa, aga sa lähed sinna lihtsalt sellepärast, et nagu öeldakse, et inimese aju unustab kõik halvad asjad ära, siis ma arvan, selle mudajooksuga ka unustab lihtsalt halvad asjad ära ja jäävadki need head, võimsad mälestused, see mõnus dopamiinilaks, mis sa saad sellest lõpetamisest. Kõik see on see, mis kutsub tagasi. Nii, minu puuduvad kogemused siis jooksjana mudajooksul. Ma pole kunagi jooksjana osa võtnud sealt, aga ma olen siis mitu aastat järjest käinud kaasa elamas Karlile ja mul on foobiad. Ma kardan vihmavisse ja kardan tigusi väga kõvasti ja kuna tegu mudajooksuga ja mu aju ütleb, et seal on neid palju, siis ma väga kardan sealt osa võtta ja ma ei ole kunagi julgenud selle tõttu osa võtta, peamiselt selle tõttu osa võtta. Aga iga aasta pealtvaatajana nähes seda, kui ägedad emotsioonid on teistel inimestel, kui rõõmsad nad on, kui
lihtsalt see emotsioon, mis nad edasi annavad, on pannud siis mind tahtma ka osaleda ja siis see aasta ma otsustasin, et ma niikuinii astun oma hirmudele natuke vastu või panen ennast ebamugavatesse olukordadesse ja mõtlesin, et ma siis võtan ka osa sellest hullusest. Eks näha ole, kas sellest midagi asjaga saab. Lisaks sellele ma olen tegelema hakanud see aasta väga palju jooksmisega, mistõttu on see nagu hea proovilepanek üleüldises mõttes. Ma siis, muidu ma käin igapäevaselt jooksmas tavalist asfaltijooksu, mis ei ole nagu mitte midagi. Et siis see on nagu rohkem maastikujooksu sarnane ja ma tahan proovida ka selle ära, et kuidas see on ja kas mulle üldse meeldib nii-öelda, et mis ma mõtlen selle all, et ma olen jooksuga tegelema hakanud. Ma saan aru ilmselgelt, ma kogu 10 kilomeetrit ei jookse ja seal on palju asju, mida muud teha tuleb, aga siiski mingil määral on seal ka jooksu. Ühesõnaga, me otsustasime siis, et võtame teid kaasa. Ja näitame siis teile mõndasid takistusi, kuidas me nendest üle saame, näitame enda struglerit teile. Näitame enda kogemust teile. Jah, et mitte kindlasti kõike, vaid mingi klipp paneme just sinna. Ja siis... Ja lisaks kindlasti me ei lähe mingit aega sinna jooksma. Ei, seda ma ei kavatse. Me lähme lihtsalt niisama nautima seda kogemust. Just. See on meie kogemus siis esimest aastat koos. Jah. Joosta koos seda üritust. Ja. Ma olen ennegi jooksnud erinevate inimestega, aga ma arvan, sinuga saab olema kõige toredam. Ma loodan parimat, aga näeme siis mudajooksul. Nii, oleme siis mudajooksult tagasi. Täna on juba järgmine päev. Eile väga ei jaksanud enam filmida, väga väsinud oli meile kõigest sellest. Räägime siis sellest, millised takistused see aasta sellel rajal olid ja kui pikk see oli ja kuidas üldse tee seal oli. Esimeseks takistuseks, selliseks suuremaks oli siis vaht. Mille nimi oli Egiptoost vahupidu, nagu ma kuulasin. Jah, eelmisel aastal oli vist selle asja nimi vahupidu. Aga põhimõtteliselt oli selline ala, mis oli kaetud seebivahuga. Seda pritsiti juurde sinna kogu aeg. Ja see oli suht kõrgel, nii et minul läks isegi seep silma. Nii et juba peale esimest takistust mul olid silmad kipitasid, väga valus oli. Jalatsid tahtsid jalast ära tulla. Jalatsid tahtsid mul juba seal ja jalast ära tulla, nii et mu jalatsid olid täitsa paitles. Ja järgmiseks siis oli selline kaevatud oli mäed ja lohud. Et pididki üle mäe jooksma, otse muda auku, sealt üles välja. Seal oli väga palju inimesi jäi kinni sinna. See võttis seda tempot maha. Tohutult aeglustas tempot, aga need mudaaugud ei olnud ka lihtsalt mäest üles alla mutta, vaid tegelikult need olid eri sügavustega, eri pikkustega. Mõni vahe võis olla ainult mingi selline väike ja mõni võis olla suurema vahega, kus tuli minna mudasest kauem ja siis mäkke alles. Mõnes kohas oli muda paksus või siuke tihedus oli nagu viskoossus oli vesine. Mõnes kohas oli see hästi paks, kuhu jäigi tohutult kinni. Seal nendes, mina otseselt ühtegi kinni ei jäänud selles esimeses mudatakistuses siis, esimestes mudatakistuslõigus.
seal oli see nipp, et sa pidid hästi kiiresti üle sealt minema. Kui sa seisma jäid, siis sa vajusid sisse. Mina läksin paljudest üle, või läbi, aga ma jätsin ka mõned vahele lihtsalt sellepärast, et kui ma nägin, et inimesed juba seal nagu tohutult kinni olid, siis see on raske. Sellel ajal ma võtsin juba oma tossud jalast ära, nii et ma lasin sokkides ringi. Põhimõtteliselt alates sellest kohast kuni lõpuni välja mina jooksin sokkides. Jah, see esimene muda takistus siis oli pikkuselt umbes pool kilomeetrit, võis olla? Kuskil niimoodi. Jah, kuskil 500 meetrit kuni kilomeeter, selline oligi mäest üles alla, väsitas päris kõvasti. Sealt hakkasid siis inimesed järjest aeglasemaks muutuma, kõndima. Tee peal leidsime sõpru, rääkisime juttu inimestega lihtsalt. Siis oli natuke maad kõndimist, järgmisse kõndimist, jooksmist. Meie kõndisime, sest mul oli jaks otsas juba selleks hetkeks. Järgmiseks takistuseks peale seda üles-alla käimist oli siis pikk selline kaevatud tiigid. Ma ei ütleks tiigiga, nad on ikkagi lombid, aga lombid. Lihtsalt nad olid pikad, seal oli palju muda ja nad olid sügavad. Nad ei olnud nii, osad kohad olid seal, sügavus sõltus ka, et seal oli vahepeal tehtud sinna sisse nagu, et sa ei näinud seda sügavust, aga oli ka umbes siuke, maapind oli selline, aga lihtsalt oli nii pikalt, läks niimoodi järjest. Ja sealt oli päris raske välja saada, aga muidu oli ta nagu lahe. Jah. Siis tuli järgmiseks peale seda tuli selline koht, kus pidi elektrikarjus alt läbi kõndima, roomama ja laskma siis mööda sellist kilejat materjali alla. See oli märjaks kastetud. Sama aeg kasteti kogu aeg seda vett sinna peale. Sa said sealt alla lasta. Siis mina lasin esimesena, ma lasin peaaegu ühele inimesele otsa. Vesi oli mulle kaelani. Mina oleksin Alice'ile peaaegu selga sõitnud. Siis läksime sealt üle ära ja siis kohe metsa vahelt tagasi. Oli lihtsalt niimoodi järsult. Lihtsalt kraaviperv, mida mööda alla pidid minema ja siis teiselt poolt ülesse. Jah, samamoodi ülesse. Siis oli natuke kõndimist ja siis tuligi joogipunkt. Ei, siis tuli jälle uuesti minna kraavist läbi. Jälle teisele poole ja siis sealt teiselt pool kraavi, siis kui üles läksid, oli siis joogipunkt. Ja siis joogipunktist saime vett mõlemad. Karl jättis minu tossud sinna. Sest et neid kaasas kanda, nad hakkasid raskeks juba muutuma selle muda ja veega kõigega. Siis me panime nad sinna maha. Ja siis sealt edasi tuli jälle joogipunktist minna sinna läbi selle kraavi. Teisele poole tagasi. Jah, teisele poole tagasi. Seal olid sellised torud, kus tuli alla lasta. Mis torud need on, sa võid öelda? Tead, truubitorud. Plastikust sellised suured torud. Sealt lasime alla. Kanalisatsiooni ja sellised torud ju annad. Jah, teetruupe ehitatakse nendega. Nii, ühesõnaga, sealt tuli alla lasta. Enne seda, kui ma nägin neid torusid, ma mõtlesin oma elu üle järgi. Reaalselt mul käis silmas. Aga see oli niimoodi, et sa vaatad seda ja sa mõtled, et mul ei ole kuhugi võimalik minna, et sellest mööda ka saada. Seal ei olnud võimalust, et ma läheks mööda äärt sealt edasi või läheks tagasi, siis tagasi oleks veel hullem minna tegelikult. Ja siis oli, mis ma teen, kas ma lasen nagu sealt alla või siis jäägi siia koha peale seisma. Mul ei olnud lihtsalt muud varianti. Ja siis ma lasin alla ja siis see muda oli mulle põhimõtteliselt üle pea. Jah, see kohe sinna alla oli, siis see oli kaevatud selline sügavam koht. Et sa lasid sealt torust alla ja siis oli natukene kukkumist enne, kui sa mudani jõuad. Ja seal oli see vesi oli natuke üle pea. Alice'ile. Mul oli kaelani selline. See ei olnud vesi, see oli muda seal. See oli must vesi. See oli muda. Okei, mudane vesi. Alice'il läks muda seal silma. Jälle. Kipitas rävedalt. Ma ei näinud, kuhu ma edasi läksin. Siis tuli veel lai ala edasi mudas kõndida. Aga ma üritasin, üks mees aitas sealt äärest nii-öelda inimesi ja ma liikusin tema suunas, et sealt välja saada, sest ma tahtsin silmast ära saada seda muda. Edasi hakkas ikka tulema
kogu aeg kas läbi Kraavi. kraavi või siis mööda jõge pikku pidi niimoodi edasi kõndimas. See oli põhimõtteliselt kogu aeg järgmise kilomeetri kindlasti niimoodi. jah, siis vahepeal oli ka selline seinatakistus, mis tuli ületada. Ja siis sellest ronis Karl ainult üle, mina ei roninud sellest üle. Ja siis läks vesi edasi. Ja mõnes kohas oli juba päris külm. Läksin metsa ja siis hakkas jahedam. Jõgi oli natukene jahe. Hästi pikalt pidi tihti minema mööda jõge. Jões oli kogu aeg peaaegu mul vesi üle pea, ma pidin seal ujuma päris mitu korda. Väga palju põhjas oli väga mudane, väga vetikaline. Jah, ei olnud hea selles mõttes. Aga ei, ta oli väga karastav ja ma mõtlesin vahepeal, et ma ainult sinna vette jääkski, sest see oli nii mõnus olla tegelikult. Ainult mul on omad foobiad ja selle tõttu oli mul väga keeruline. Just selle jõe enne mudaaegadel mul ei löönud see foobia nii välja, kui siis jões olles, kus ma nägin juba erinevaid elukaid ja siis ma ikka nagu tahtis paanika peale tulla õnneks. Ma rahustasin ennast väga palju oma mõtetega ja ma sain hakkama, ma ei jäänud seisma, ma läksin edasi kogu aeg. Siis tuli jälle toru, kust alla lasta. Seal me saime ka vette, et Alice'il silmad ära pesta. Aga see tegi tegelikult asja hullemaks. Ta ei aidanud väga palju. Kuigi puhtamaks sai, aga ega silmad kipitasid edasi kogu aeg ja põhimõtteliselt kinni olid. Sealt läksime jälle alla. Jah, jõkke, jõest välja, jõkke, jõest välja, jõkke, jõest välja. Kogu aeg niimoodi käisime. Et jah. See aasta oli hästi palju vett. Aga see võttis väga läbi. See vesitas palju rohkem. Füüsiliselt, kuna peaaegu iga kord, kui sa vette pidid, sa pidid nagu mäest alla minema ja veest välja tulekuks oli ka alati vaja mäest üles minna. Nii-öelda, ennast tõmmata kätte, kuhu kõigega, millega vähegi said. Et ta füüsiliselt koormas megalt mind ära. Karli vähem. Ja siis, kui need veetakistused lõpuks läbi said, siis tuli jälle suke jooksmiskoht nii-öelda. Aga kuna mul ei olnud jalanõusi, siis mööda kruusa killustikku oli väga valus. Lisaks sellele tuli sealt joogipunkt ka ennem. Lisaks sellele tuli sealt ka ennem joogipunkt ja seal, kui me sinna jõudsime, oli vesi otsas. Nii et me juua ei saanud, mis pani paljusid inimesi kaasa arvatud mind vihastama, sest joogijanu oli tohutu. Me olime juba 2 tundi põhimõtteliselt selleks hetkeks trampinud ringi ja mudas mädanud. Jah, et see oli nii västav ja keha vajas seda vedelikku ja ma ei saanud seda. Ja see rikkus natuke tuju tollel hetkel ära. Siis tahtsime sealt mina tahtsin oma jalanõust tagasi saada. Need olid ära viidud, kuigi lubati, et nad saavad siin olla, kuni tagasi tulema. Siis oli natuke maad veel ja oligi võrgud, millest pidi üle ronima. Siis oli veel mõnes kohas kraavi üksikuid. Ühes kohas pritsiti vett peale veel. Tuli hea jahutav vesi muidugi. Oli veel paari kraavi. Siis oli selline kraav, kus kraavi sisse oli pandud suke pöörlev klots, kust inimesed said üle minna, aga mina läksin kõrvalt. Ja siis peale seda oli veel mäest üles alla, veel palju muda oli, mudaseid kohti, seal ma enamjaolt üritasin ikkagi natukene, kuna ma olin nii vihane, nii väsinud ja füüsiliselt kurnatud, üritasin mööda minna. Siis oli natuke metsavaheteed jälle ja jõudsimegi põhimõtteliselt lõppu. Pajusi järv. Pajusi, jah, see tiigi juurde sinna. Jah. Nii, seal oli siuke lahe see täispuhutud takistusrada. Kahjuks oli nii täis ja kuna me olime reaalselt juba nii kaua olnud, siis ei olnud aega oodata nende inimeste järgi. Inimesi oli väga palju. No mina surusin läbi ennast sealt, Alice läks kõrvalt. Ma läksin kõrvalt. See vesi oli supp, reaalne supp. See oli nii palav. Vesi saab palav olla. Sinul saab palav olla vees. No jah. Vees oli palav. Vesi oli soe.
see oli väga soe jah. Siis peale seda oli veel Liivases natuke ühest siuksest lihtsalt pikemast mäest ja siis oligi otse läbi metsa või see pargivahe finišisse. Karl andis enne finišit oma tossud mulle, sest mul tõesti jalad olid nii valusad paljajalu olemisest. Ja siis Karli ema oli seal, ma viskasin enne täiesti finišit jalanud alla, Karli jalanud ka ja siis saime hüpata seal mudavanni kõhukat. Ja roomata sealt läbi. Ja siis läks Karlile muda silma. Jah, mul läks lõpus, täiesti lõpus läks muda silma. Ja siis saime oma medalid kätte. Mul oli mitu korda enne lõppu tunne, et ma minestan. Lihtsalt janu puudus ja kõik muu. Aga ma veensin ennast ja lubasin, et ma lähen omal jalal lõppu. Ja seda ma tegin. Ajaks oli meil kuskil 2:50. Nagu me ütlesime, me ei läinud sinna aega tegema, seda kogemust saama, mina siis esmakordselt. Sellepärast ma pahane ei ole. Ikkagi mälestus peale seda eilset minul on tore. Ei ole nagu sellist halba muljet jäänud sellest, et ma nüüd ei tahaks kunagi minna. Ma küll praegu ei ole kindel, kas ma järgmine aasta tahan minna, sest seal oli ikkagi väga palju vihma või mitte vihma, siis isegi kaane oli seal muda äärtes väga palju. Oli tigusi ja jõe mingi tigusi ja kuna mul on see foobia nii suur, ma olen õnnelik, et ma sellest küll üle olin. Mina siis arvan, et järgmine aasta võiks uuesti minna. Ei olnud midagi nii hullu. Et järgmine aasta ma läheks siis juba nagu jooksma, prooviks aega teha. Ei ole ammu head aega saanud sellel. Muda jaoks siis minu jaoks oli üks lihtsamaid, lihtsalt ilma pärast juba. Ilm oli hea. Aga samas väga palju vett oli, mis nagu natukene minu arust oli liigne. Et oleks võinud natuke vähem olla neid veetakistusi. Peale muda jooksu siis väga väsinud olime. Väga midagi ei jõudnud teha enam. Et väga, ta ei olnud füüsiliselt, ta oli raske, aga vaimselt oli ta just selline väga lõdvestav. Ei olnud nagu väga palju midagi, sa ei pidanud väga palju muretsema mitte millegi muu peale, kui ainult see, et sa saaksid, kas sa saad sellest takistusest nüüd üle. Peale finišit siis läksime ujuma, et ennast puhtamaks saada. Sai suppi, peale seda sai suppi ja väga maitsetu, mina ei söönud. Väga vähe, jah, soola oli vähe ja maitset ei olnud selle supil üldse. Aga vähemalt oli süüa midagi. Finišis sai ka Red Bulli, see oli natukene päästav, aga tahtsin kiiremas korras ikkagi ära saada. Kodus siis käisin saunas, pesin ära ennast, siis oli juba natuke kergem olla. Päeva või õhtu jooksul siis avastasin oma vigastusi, et mul mingi jalad sinised, sinikaid igal pool, näpp on paistes ja valus. Aga see kõik kuulub ilmselt asja juurde, et täna on valus kõndida ja liigutada, see on arusaadav, lihased on valusad. Selle aasta medal siis oli selline. Kõik. Rihmaks on ikka nagu klassikaliselt see mudajooksu oranž. Paneme siia ka kõikide ülejäänud aastate medalitest pildi. See oli meie esimene sporditeemaline video. Ja ma arvan, et neid tuleb veel, me käime veel üritustel. Järgmine üritus, kuhu mina arvan, et me lähme, on siis Tartu maraton, aga mitte siis maratoni jooksma või ega ka poolmaratoni, vaid ma arvan, et me võtame see aasta alles 10 kilomeetrit. Jah, võtame ette 10 kilomeetrit. Distantsiks, aga me oleme juba käinud jooksuüritustel palju ja lähme ka ilmselt veel, nii et seda kontenti saab ka siis oodata. Nii, nüüdseks siis lõpetaksime selle video. Kui sulle see video meeldis, siis sa võid seda likeida. Võid vajutada ka subscribe, kui sa tahad näha meie nägusid või tegemisi veel. Järgmises videos näeme.